väikeses sellises Eesti sellises asulas, väikses alevikus, kaks niisugust mõnusalt vindist meest seisavad, matuserongkäik läheb mööda. Kantakse seal. Kuules, ega sa ei tea, keda maetakse? Tean küll, vaat seda venda, kes kirstus on. Ühesõnaga, inimkonda kaua vaevanud probleemi või küsimus esitatakse Armeenia raadiole. Miks tõelised mehed ei leia kunagi tõelisi naisi? Aga sellepärast, et tõeline naine esimesel korral ei anna, aga tõeline mees teist korda enam ei küsi. Hullaris kaks patsienti või kuidas neid kutsub, patsiendid ikka, jah. Kaks patsienti omavahel, et mis sa arvad, mitu hammast mul on? Ma ei tea, mingi 30. Õige, aga kummas käes? Ühesõnaga, mees läheb paari, ütleb mulle 100, kelnerile sulle 100 ja muusikutele ka 100 grammi. Teebki nii. Viskavad need ära. Kuule, kalla mulle 100, kalla endale 100 ja muusikutele ka veel 100. Alla 100 ja niimoodi õhtu otsa tellib kõigile, seal teeb välja. Lõpuks paar pannakse kinni, mees hakkab ära sättima, sama kelner jääb, aga arve, mul ei ole raha. Kelner hakkab pikalt mässama, 10 täiega kohe lõuksi. Okei, mees läheb minema, järgmine päev tuleb sinna samasse baari. Kuule, mulle 100 ja muusikutele 100. Aga mulle siis, sina hakkad purjus peaga kiskuma, sinuga ma ei taha enam kuulda. Vanem naisterahvas siuke paras memmeked, et prügikott vaja välja viia, läheb upitab kotti konteinerisse, aga kuidagi nii õnnetult, et kukub ise ka sinna sisse, jääbki serva peale kõõluma tagumik uppis. Juku tuleb koolist, läheb mööda, kurat, läheb sinna ja kukub tagant sugema. Teised tulevad sinna, mida sa teed, et õliksed läinud, häbi ei ole vana inimest niimoodi, mis minu läbi, nendel peab häbi olema, täitsa kui pandav memm, nemad viskavad minema. Tähendab, ühesõnaga, Rooma linnas surid siis 3 nunna loomulikku surma. Lähevad taevasse, sinna paganad värava ette, Peetrus võtab nad vastu, kõik kena ütleb, et tead, olete väga truult meie issandat teeninud, olnud Kristuse lojaalsed pruudid, kõik on virk-värk. Selle eest on teile siis antud nüüd selline võimalus, et veel saate minna korraks maa peale päevaks on ju, ja olla see, kes te iganes tahate. Esimene nunn kohe käsi püsti, mina sooviksin olla Sofia Loren. Pole probleemi, see kaob minema. Teine nunn, mina tahaksin olla Madonna. Ei ole probleemi, plõks ja Madonna ning läks. Kolmas ütleb, et mina tahaksin olla Sara Pipalini. Mis asi? No näed, rebib mingi kuradi ajalehe välja lõike taskust, näed. Peetrus loeb, kullakene, siia on kirjutatud Sahara Pipeline ja seda panid 500 meest 2 nädalat. Tahaksin laulda, tantsida, armastada, luuletada. On see kevadest Baloo? Ei, see on seentest Mowgli, see on seentest. Suve õhtu ja park ja paarike seal kuskil põõsast ja asjatab ja korraga noormees ütleb, tead, mul on trüpper. Mul ka. Ma tegin nalja. Nüüd enam ei tee. Juku helistab bordelli, ütleb, et palju teil see asi seal maksab. Sealt vastatakse, et 400 krooni, aga kui mina olen allpool, kuulge, kas te ei tea, et summa ei sõltu liidetavat järjekorrast? Vabandust, ega mitte õpetaja kask. Ühistransport, see kana buss on ilgelt tuubil täis, seal nügimine käib ja korraga üks naisterahvast hästi kogemata niimoodi puudutab meesterahvast sealt peenemast kohast, tunneb mingit tukslevat jõudu ja siis, andke andeks, vabandust, mees ütleb pahas, et oot, nii ei lähe. Mina olen maletaja, kui puutusid, siis mängi. Otsustab piloot läheneb lennuväljale ja otsustab nagu, vaata enne maandumist on terve hulk neid protseduuri küsimusi, mis tuleb või vastuseid, mis tuleb selle läbi rääkida. See mõtleb, et teeb vähe nalja, ütleb dispetšerile niimoodi läbi mikrofoni, et arva ära, kes ja kust. Selle peale dispetšer lülitab raja, tuled välja, arva ise ära, kus ja kuhu. Kaks vindist sõpra omavahel ajavad juttu üks. Kuule, Arvi, mida me eile jõime? Kuiva. Huvitav, mul püksid siiamaani märjand. Meremees ja munk joovad paaris. Ja meremees nagu palju võtnud ka juba, võtab selle kõredi klaasi ja sahmaki viskab endale kogemata üle õla, mitte suhu enne. Siis ise käratab mööda, kurat. Poeg.
Ära niimoodi küll vannu, ütleb munk. Jumal võib seda kuulda ja sind karistada. Mina seda usu. Anna uus. Saab uue klaasi ja ei midagi. Jälle viskab üle õla. Tšah, mööda kurat. Ma ütlesin sulle poeg, jumal võib siin välguga maha lüüa. Korra käibki sahmakas ära, munk saab välguga pähe. Ülevalt taevas kostab häält. Mööda kurat. Saabub jällegi tšukk sealt kuskilt kaugelt, et tuleb rongi pealt maha, sõbrad vaatavad, kuule, miks sa siuke sinine ja plekiline oled? No samunegi, tead, magasin üleval nari peal, samunegi kukkusin kogu aeg alla sealt, noh. No aga miks sa alumisega ära ei saanud siis vahetada? No, ei saanud jah vahetada, miks siis? Allpool ei olnud kedagi. Läheb siis, noh niimoodi, naine, kes on alles hiljuti rasestunud oma mehega koos günekoloogi juurde ja küsib, et või selle, noh jah, et aga seksi või selle raseduse ajal seksida ka tohib. No teatavate mööndustega. Kuidas? No esimesed 3 kuud nagu tavaliselt, sellega ei ole probleemi. Teised 3 kuud ainult koera asendis. Ja viimased 3 kuud nagu hunt. Oot, aga kuidas see käib? No väga lihtsalt, lamate voodis oma abikaasa kõrval ja muud kuulute. Noorukene tüdruk, kes on laiale teele läinud, eks ju. No raha eest keha müüma. Esimest õhtut tööl ja võtabki mingi vanem tüüp, nokib ta sealt tänavas eravalt maha, kurat, trotuaari pealt. Ja tüdruk siis ka, et noh, niimoodi nagu arevili ja sedasi nagu ei tea, kuidas olla, ei oska nagu õieti. Vanamees nagu nähtavasti vanem mingi orajääger vaatab, et küll ma vaatan, sa oled mingi noor tüdruk ja noh, tead, ega sul ei pruugi palju karta ega peljata, et ega ma olen nagu vanem mees ka, et ega ma ei viitsi siin eriti peedistada, tead. Ega ma ei taha mingit tead, mis ekstreem asju, mul ei ole vaja siin pea peal seistes keppida või midagi. Asi lihtne, ma võta lihtsalt suhu, on ju. Tüdruk, et võtaks nagu küll, aga ma ei oska, ma pole varem teinud. Noh, küll see on väga lihtne, sa lihtsalt võtad otsa suhu ja ütled Honolulu. Tüdruk, et noh, hea küll, no eks siis katsub proovida, kurat. Aga noh, aega läheb vahepeal ka, nagu läheb vahepeal sööma, restoranid, tead, on ju, käivad seal kuskil mingi tratata, mingi ööklubid, virki-värki. Lõpuks siis lähevad, no mingi pind, ütleme, et siis hotellituba või kuhu iganes, et siis lähevad sinna ja vanamees, toi teeme proovi, on ju. Tüdruk ka, et no, muidugi teeme. Noh, raha ju makstud ja puhe peab tegema, kurat. Laseb siis põliti maha ja võtab vanemale otsa suhu ja siis mõtleb, kurat, mis asja ma pidin nüüd ütlema, et mingid saared olid. Gran Canaria! Istuvad mees ja naine paaris, eks ju, vastastikku üle laua. Ja noh, veinipudel on kahe vahel, sedasi laua peal. Ja naine siis silitab selle pudeli jämedamat osa niimoodi. Endal on silmad kuskil laes. Ja mees niimoodi paneb seda tähele, küsib, et kurat, millest sa mõtled, Ma võin sinust ka mõelda, silitab kaela edasi. Istuvad sadist ja vägistaja ühes kongis. Vägistaja hakkab korraga unistama sedasi. See raisk oleks praegu üks eitsin. Ai pläed raisk, kus rõviks särgi seljast ära, siis lajataks täie vastu hambaid korra profülaktika mõttes, siis kõrdi väänaks värsas sellid ja kõrdi nööridega veaksid jalad laiali. Sadist ütleb, ja siis kiviga pähe. Tuletõrju hakkab naist võtma jah ja. Aga ise on nagu mures, et nagu pole varem eriti siukse asjaga nagu no üldse nagu, et kuidas nagu naisega nagu üldse suhelda. Aga siis komando või see tuletõrju komando ülem ütleb, et ega siin ei ole midagi, ära sa siin pühitsed. Kohe kindlad käsud, selged käsud kätte, siis ei lähe kunagi midagi sassi. No see teebki nii, pulma öösel lähevad siis sinna, see siis laob käsud eti nii. Käsklus 1, lahti riietuda, käsklus 2, pikali, käsklus 3, jalad, eks ole niimoodi lahutada, käsklus 4, tulen. Teevadki nii, 1, 2, 4, see saab alles nagu marsitakti kätte, siis see naine ütleb, et käsklus 6. Mees, mis kuradi käsklus 6, mis see on? Rohkem voolikut.